härra Vabariigi president, Vabariigi valitsuse liikmed, armas spordipere. Kõigil seni peetud 6 spordikongressil on olnud kindel koht Eesti spordiloos. Ajalooliseks võib nendest pidada siiski vaid 2. 30. novembril 1919. aastal toimunud esimest spordikongressi, mis pani aluse noore riigi spordiliikumisele, ja 70 aastat hiljem, 16. detsembril 1989. aastal peetud teist Eesti spordikongressi, mis otsustas spordikorralduse taas demokraatlikule alusele seada. Taasiseseisvunud Eestis saab spordirahvas kokku iga 4 aasta tagant. Kuigi siin tehtud otsustel ei ole kohustuslikku jõudu, on see koht, kus muredest ja valupunktidest rääkimine peaks jõudma kiiremini, kõrgemale ja kaugemale ning leevendus valule ja lahendus murele peaks kiiremini, kõrgemalt lähemale jõudma. Nii see pole alati olnud ja 4 aastat on pikk aeg oodata. Infoajastul paraneb ja täiustub meie informeeritus ühiskonnast, võimalus ühiskonnas toimuvat mõjutada suureneb ja kohustus otsuseid kiiremini vastu võtta kasvab. Ja loomulikult käib see ka ühiskonnaelu olulise valdkonna spordi kohta. 4-aastase tsükliga toimuvad spordikongressid ei suuda vajaliku kiirusega probleemidele reageerida. Kongressid, mis võtsid vastu ajaloolisi otsuseid, on jäänud möödanikku. Kas Eesti spordikongressidel on tulevikku? Vaatamata eelöeldule või õigemini sellele tuginedes vastan, on küll. Sest spordikongress on ainuke koht, kus esinduslikul tasemel ja spordirahva tähelepanelikul, lootusrikkal ning kriitilisel juuresolekul saavad kokku kõik spordi eest vastutavad institutsioonid. Toetades spordikongresside toimumist ka tulevikus, peame vajalikuks kongresside korraldamises sisse viia olulisi muudatusi. Käesolev kongress on nende muudatustega juba alustanud. 7. kongressi, käesoleva kongressi sisuline töö algas juba augustis, mil hakkasime moodustama kongressi ettevalmistavaid töörühmi. Nende ekspertgruppide eesmärgiks on mitte niivõrd konkreetses valdkonnas kokkuvõtete tegemine, vaid ettepoole vaatamine, uute ideede genereerimine ning ettepanekute sõnastamine. Ekspertidena osalevad gruppide töös ka keskvõimu ja kohaliku võimu esindajad, mis loob eelduse, et muudatusettepanekud ei satuks lepitamatusse vastuollu riigi võimalustega ja suurendab ideede teoks tegemise tõenäosust. Töögrupid jätkavad tegevust ka pärast kongressi, töötavad läbi tehtud ettepanekud, vormistavad sisulise kokkuvõtte ja edastavad otsustajatele. Kõik see leiab dokumentaalse kajastuse soliidses kogumikus spordi kohta, mille Eesti Olümpiakomitee kongressi järel avaldab ja kõikidele kongressil osalejatele kätte toimetab. Spordielus vajalike muudatuste kõva häälega väljaütlemiseks kongressist sobivamat kohta on raske leida. Ettepanekute tegemisel peame aga arvestama, et siiras spordiarmastuses ei tohi me unustada riiki ja ühiskonda, milles elame ja mis seab paratamatult raamid meie taotlustele ning kavadele. Peame meeles pidama, et spordi sotsiaalse koha, võimaluste ja raamide mõistmine
eeldab mitte ainult süüvimist spordielu spetsiifikasse, vaid ka arusaamist sellest, kuidas toimib riik ja kuidas toimib sport ühiskonnas. Sporditeaduslike uurimuste järgi sõltub riigi spordiedu teiste riikidega võrreldes 3 tegurist. Esiteks makrotasandist, mille tähtsamad näitajad on elanike arv ja sisemajanduse kogutoodang, ja nende uurimuste järgi selgub, et sellest 2 näitajast sõltub 50% riigi sportlaste rahvusvaheline edu. Teise mikrotasandi näitajad on seotud sportlaste geneetiliste omadustega, treenerite tööga ja nii edasi. 3. tasandi moodustab riigi spordipoliitika. Meie väike rahvaarv ja rikastest riikidest ikka veel väiksem sisemajanduse kogutoodang inimese kohta ei tohi meis alaväärsust tekitada. Nagu ütles Vabariigi president, medalid kuuluvad sportlastele, mitte riigile. Lugupeetud kongressist osavõtjad, ainult vastuolusid märgates ja neid analüüsides, uusi ideid välja pakkudes, kriitiliselt ümbritsevasse suhtudes, vaieldes ja kokku leppides suudame spordielu paremaks teha. Meid ühendab spordiarmastus, kuid me ei ole hall ning igav kõikides asjades üksmeelel olev mass. Meie klubid, alaliidud ja ühendused on omavahel konkurendid riigi, omavalitsuste, ärimeeste ja olümpiakomitee toele. Ei maksa tegelikkust väga siledana lasta paista. Karedas spordiilmas on pingeid ka olümpia ja mitteolümpiaalade vahel, individuaal- ja võistkonnaalade vahel, suve- ja talialade vahel, tippspordi ning liikumisharrastuse vahel. Harmooniline pole alati ka 2 kultuurivaldkonna, kaunite kunstide ehk hinge- ja vaimukultuuri ühelt poolt ning teiselt poolt spordi ehk kehakultuuri suhe. Erinevusi pole põhjust varjata, vastastikuste süüdistuste, rünnakute ning kohtumõistmise vältmiseks võiks aeg-ajalt Saint-Exupéry Väikest printsi meenutada. Üks teemasid, milleni spordiinimesed omavahelistes jutuajamistes ikka ja jälle jõuavad, on spordikoolide kaotamine. Sellega seostatakse treenerite palga asendamist stipendiumitega, lastespordi meisterlikkuse asendamist sotsiaalse rolli täitmisega, nimetatud lapsed tänavalt ära probleemiga. Sageli viivad niisugused arvamuste avaldamised koolide ja klubide vastandamiseni. Nii on see kestnud kogu viimase 10 ja kauemgi. Tõsiasi, et Eestis tegutseb 113 spordikooli, kus treenib 27 500 õpilast ja töötab 1193 treenerit, leiab sellistes vestlustes harva meelde tuletamist. Eesti spordi 5. kongressil 2002. aastal Tartus ütlesin ma nii. Mulle on arusaamatu mõnede spordiklubide toetajate ja mõnede spordikoolide kaitsjate vaheline kemplemine. Klubi pole igal juhul hea, eriti kui ta on väike, asjatundmatute treeneritega ning sassis majandustegevusega, ning spordikool igal juhul paha, eriti kui pühendunud treenerite ja pädeva direktori juhtimisel saavad vanemate rahakoti paksusest sõltumata hea spordialase ettevalmistuse 100 lapsed. Oluline on muu: ühtsed mängureeglid, võrdne kohtlemine, sportlikud tulemused, professionaalsed treenerid, efektiivne majandamine ja juhtimine. Tsitaadi lõpp. Mul on piinlik, et pean 8 aastat hiljem neid sõnu jälle kordama. Olen veendunud, et 2. Eesti spordikongressil võetud suund klubide loomisele oli õige ja demokraatlikule spordikorraldusele vastav. Samuti usun, et spordikoolide kaotamine Tallinnas, Tartus ja mujalgi oli läbi viidud siira kavatsusega anda meie spordielule uus ja aja vaimule vastav hingamine. Murrangulise aja otsuseid
Tagantjärele targana arvustamine ei näita erilist julgust ning mõtlemise sära. Küll tuleb tõdeda, et oleme üle 10 aasta toitnud üha arvukamaid treenereid katteta lubadustega ja seega andnud põhjust petetud ootusteks. Klubide loomine oli lihtne, sponsorite saamine oli ja on praegugi raske, lastevanemate võimalused piiratud, ootusi tekitatud lubadus, et muudatused annavad laste spordiga tegelemisele kindla aluse, ei täitunud. Kui olümpiakomitee alustas 5. spordikongressi otsustele tuginevat treenerite kutsekvalifikatsioonisüsteemi väljatöötamist, oli see põhimõtteline samm treenerite erialase taseme korrastamisel. Kuna kõrgema kvalifikatsiooniga ei kaasnenud kõrgemat töötasu, asendus esialgne ootus pettumusega. Suurem palk ei saanudki kaasneda, sest kvalifikatsioonisüsteemi töötas välja olümpiakomitee. Klubide põhitoetajad on kohalikud omavalitsused ja palka maksavad klubid, kellel selleks raha ei jätku. Olime taas toitnud lootusi. Kui spordirahvas hakkas häält tõstma ja allkirju koguma, nõudmisele võrdsustada treenerite palgad õpetajate palkadega, oli see õiglane nõudmine. Kuid kahjuks ei saa see kehtida kõigi 3600 treeneri kohta. Teeme lihtsa aritmeetilise tehte ja vaatame, mis see maksma võiks minna. 3600 treenerit, maksude maksmisega palgafond 800 miljonit krooni. Kuhu piir tõmmata?